8. märts 2024 Amsterdam. Sa ütlesid Glory pressikonverentsil, et sinu eesmärk on võita 8 mehe turniir, võita $500 000, ehitada endale maja ja võib-olla isegi siis minna pensionile. Kuigi sinna pensionile selles mõttes seda sa otseselt välja ei öelnud, aga see oli üks eesmärkidest osta endale oma kodu. 9. märts 2024 olin ka ise seal kohal. See unistus justkui nagu läks natukene kaugemasse tulevikku, aga see ei ole veel tulemata jäänud. See liiklus ilmselt natukene edasi. Peale seda fighti rääkisin sinuga riietusruumis korraks juttu. Väga palju meil seal aega ei olnud. Nägin su emotsioonist. Tegelikult oli sulle endale väga-väga suur pettumus. Sulle kõige rohkem ja muidugi inimestele, kes sulle kaasa elasid. Aga sinu nagu kingades kindlasti ei oleks tahtnud olla. Nüüd aasta on 2025, meil on 9. jaanuar ja tegelikult ongi kohe aasta möödas juba sellest. Ei läinud sul see aasta, see 2024 peale seda 9. märtsi sellised, nagu sa oleks ilmselt lootnud. Mis sul siis peale seda 9. märtsi tegelikult sind ees ootas? Kuidas sa ise nagu nägid, mis juhtuma hakkab? No, ütleme niimoodi, et esimene asi, mille peale ma mõtlesin, oli see, et tahaks kähku uuesti ringi saada, tahaks fighti teha. Ja kuna manager mulle kohe vigade paranduseks, ma 6 aja pärast uut matši ei andnud. Ütles, et natuke tuleb kosuda, tuleb taastuda sellest kaotusest ja emotsioonid alla suruda, bla, bla, bla. Sest mul alati on see, et kui on kaotus, siis ainus asi, et sa saaksid sellest välja tulla, on vaja ja minna teha korralik võit. See annab selle tunde. Kuna ma ei saanud seda võimalust, pidin ootama kuni suveni, siis ma mõtlesin, ma kasutan seda aega ära ja hakkan oppidega pihta. Mul oli parem küünarnukk kaua aega juba suht koht, poolpidune. No teatud momentidel oli ta nagu täitsa välja kannatmatu valu, aga kuidagi ma sain temaga hakkama. Siis tegin artroskoopilise opi. Taastumine oli sellel 2-3 kuud. Taastumine läks ilusti, kõik käe sain heaks. Hakkasin uuesti valmistama ette ja lõhkusin oma selja ära. Samal ajal, kui hakkasin uuesti trennidega pihta. Mäletan toda aega, kui sa sul sellega juhtud. Me oleme ka peale seda 9. märtsi olnud kontaktis omavahel, me oleme suhelnud. Mis sul täpselt selle seljaga siis nagu lõpuks juhtus ja kuidas see juhtus? Ülekoormusvigastus tegelikult, mis on tekkinud siis aastate jooksul nii-öelda siis, ei saa öelda valesti treenimisest, aga siis tähelepanematult. Et keha on täpselt niimoodi, et kui on terve telg, siis puus peab olema lahti, alaselg peab olema vähe jäigem, hoidvam ja ülaselg peab olema lahti. Ja minu viga oli see, et ma treenisin põhimõtteliselt nii palju, et mul puusad olid suht koht kinni ja ülaselg oli suht jäik. Ja kuskilt pidi see liikumine tulema ja alaselg, mis peaks tegelikult muidu hoidma, sai siis selle ülesande enda peale. Ja tänu sellele läks alumistele diskidele rohkem koormust kui vaja ja ühel hetkel lihtsalt disk rebenes. Toimus diski välja sopistumine siis. Ja ma nägin, sa saatsid mulle ka mingid pilte ja sa põhimõtteliselt seisid nagu pilt enne. Et nagu põhimõtteliselt oli nagu kõver seisi. No see on kõige retsim vigastus, ma arvan, mis üldse saab nagu olla sportlasele, sellepärast, et kõik see pull hakkas niimoodi pihta, et tavaline seljavalu, oled pool kreenis, kõnnid ja mõtled, okei, midagi peab välja mõtlema, vist tuleb minna kiro juurde. Kiropraktik teeb oma mingid manipuleerimised, seal paneb paika tavaliselt, enamus kordades sa saad oma suht koht leevendust. Ja ka mina esimene kord sain leevendust, panime paika, oli päris hea. Treenisin edasi, tuli uuesti, proovisime jälle paika panna. Juba läks nagu raskemini, aga saime jälle suht heaks. Siis juba oli see ohukoht, okei. Ja samas jällegi tekkis siuke muster, et okei, et ma pean lihtsalt veits tagasi hoidma, et kui juhtub midagi, siis õnneks on abi olemas. Et ma saan minna kiro ja kiro teeb korda. 3. kord kiro juures ja seal läks juba pekki. Panime paika, algus oli kõik hea. Aga kuna see väljasopistumine oli juba niivõrd suur seal, et ta käis vastu närvi päris kõvasti
ja selle selja paika panemisega sai see närv niivõrd palju viga. See on põhimõtteliselt, kui sul on diskid ja sul on seal nagu valesti, kui diski välja sopistumine on, siis ta on nagu hammasratta üks hammas põhimõtteliselt, ütleme niimoodi, kogu disk on ümmargune, tal on niisugune nagu hammas. Ja kui ta on kogu keha on vaata valesti ja on vaja paneta paika, siis see põhimõtteliselt sa tõmbad selle nagu selle hamba ja ma arvan, et selle paika panemisega käis praks ja mul oli tõsine jama pärast seda, mul põhimõtteliselt kadus vasak jalalaba jõudlus ära. Ja siis ma teadsin, et nüüd on vaja tegeleda kiiresti ja vaja opile minna. Ja nii läkski. Ja kaua see taastumisaeg sellest opis, siis nii-öelda palju sulle öeldi, et on ja palju tegelikult oli? Esimene op, see oli esimene alasele op. Ja. See oli augusti alguses, tegin selle ära. Aga mul oli ammu välja reklaamitud juba matš, mida ma ootasin kaua aega juba. Eelmisest matšist alates tegelikult ootasin, et saan minna. Oli mul siis septembriks. Ja mul oli 6 nädalat aega täpselt. Ja ma võtsin siukse väga hullu otsuse vastu, et ma suudan ära taastuda ja ma suudan fightida. Ja tegin enda poolt kõik võimalikku selleks, et saaks, aga reaalsus oli see, et tegelikult see 6 nädalat, nüüd ma hiljem tean, et see on ilmselgelt liiga vähe. 6 nädalaga see asi ei jõua lihtsalt taastuda. See fight, mis siis ära jäi, see oleks olnud siis praeguse Glory number 2 fighteri vastu. Tarik Osaru. Seal Glory's vaadatakse neil et sul on champ, esimene, teine ja siis tulevad järjest. Mis sa arvad, kas see esimene selja vigastus oleks olnud ka välditav kuidagi? Ilmselt ikka, aga see tuleb juba kuskilt nagu kaugemasse minevikku vaadates, et kõik need treening nagu harjumused ja need harjutuste mitte tegemised, mida ma praegu teen nagu segane. Pigem ei ole välditav, sellepärast, et sul puudub selline nagu teadmine, kuidas täpselt seda rada käia nagu algusest peale. Et see asi oleks nagu õige ja nii-öelda... Et ta jääks, tulemuseks lõpuks õige, et nüüd ma täpselt tean. Aga mul oli vaja see viga nagu ära teha endale. Nii, siis oli esimene op ära. Mis järgmiseks sai? Hakkasid taastuma? Hakkasin taastuma, kõik läks päris ägedalt. Algus andsin mõnusalt puhkust, aga siis hakkas vaatama, et juba nii vähe jäänud fightini. Ja keerasin veits peale nagu jõudu. Tegelikult sa olid valmis minema? Tegelikult oli päris okei. Sa olid juba lennukis? Ei, see oli nädal ennem. Kui me tegime lõputreeningu põhimõtteliselt. Ja alati on tegelikult see, et ikkagi tuleb testida ära nagu keha ennem sellist fighti vaata. Ja testi vastu ei pidanud. Sa läksid sparrima? Mitte sparris, aga ütleme sellise plahvatusharjutustes, kotitrennil põhimõtteliselt. Ma lihtsalt rebisin katki selle sama, mis ei olnud veel ilusti ära taastunud. Sa käid ka tegelikult tavaliselt enne fighti, nagu nüüd, kui sul tuleb 22 veebruar tuleb fight, sa käid sparrimas. Ja. Tollel ajal sa otsustasid, et sa ei lähe sparrima? Ma tegin Eestis. Ja vahenditega, mis mul siin oli. Deniss Moldarev oli mul sparringpartner ja veel tegelikult terve suve oli mul külas, oli Serbiast üks raskekallane, kellega me tegelikult valmistusime ja mul oli tegelikult päris palju sparri all. Ja see op tuli vahele ja see taastumine tuli vahele loomulikult. See õige see ei olnud. See ei olnud see ideaalne stsenaarium. Aga kogu aeg on see mõte, et nagu ega seda ideaalset stsenaariumit ka ei saa jääda ootama. No nüüd me jõuamegi sinna tagasi nüüd, et sa ütlesid, et okei, raske südamega küll, aga ma ei saa fightida. Ma nägin seda videot, kui sa üles panid, siis endalgi hakkas nagu kurb, vaata, nagu ma näen su näo ilmest, ma näen su neid grimasse, et tegelikult sa oled ikka väga kurb. Järgmine samm oli see, et siis uuesti. Ja siis tuli ära jätta matš ja kohe uuesti opile. Ei olnud muud varianti. Rääkisin oma kirurgiga ka ja võtsin nagu süü enda peale täielikult, et jah, rapsisime veits üle, veidi keerasime vinti üle, et liiga värske oli veel asi. Tegime põhimõtteliselt täpselt samasuguse opi. Tõenäoliselt teine op sai võib-olla isegi veel nii-öelda põhjalikum sellepärast, et sai nagu kõrvaldatud ka esimese opi järgsed siuksed võib-olla vead ja asjad. Et alati pärast oppi on hea, kui sa saad korraks sinna veel sisse näha, kas on veel midagi natukene sättida. Oli seal midagi? No peale sellist treeningut, koormust ja kõike, ma arvan, et seal oli tegemist küll, et võib-olla isegi nägid seda pilti, kus mul võeti
pärast oppi võeti see diskitükk välja, see oli päris paras jurakas. Ma nägin seda, see oli mingisugune, jah. See oli paras jurakas ja see käis vastu närvi. See oli täpselt vastu närvi niimoodi, et kui ma veel seda teise oppi aega ootasin, siis no see oli päris raske aeg. Mul oli niimoodi, et ilma väga kangete valuvaigistajateta ma seda üle ei olekski elanud. Sest isegi kange valuvaigistaja all oli ikkagi oled agoonias põhimõtteliselt, lihtsalt kannatada ebareaalse valuga. Aga sa räägid praegu sellest perioodist, et sa käisid opil ära, sa taastusid, tegid trenni, valmistusid matšiks, siis vaata sinna jäi nagu aken ikkagi sellest nii-öelda uue opini. Sa räägid sellest perioodist. Ma räägin praegu täpselt sellest, et need päevad, mis ma pidin uut oppi ootama. See oli crazy, jah? Oh jaa, sest et ma ikkagi lõhkusin trennist täiesti ära selle. Ja ei olnud nagu varianti, et kusjuures me isegi me proovisime teha selle blokaadsüsti nii-öelda sinna sisse, mis võib teinekord aidata, kui ei ole nii suur vigastus seal. Kas see on mingi suht sarnane asi, mis pannakse tegelikult sportlastele ka põlve või mingi liigeste vahele? Ta midagi sarnast. Epiduraal, mingi blokaadsüst, ta plasma on midagi muud. See süst teinekord aitab sind välja, kui on siuke asi, et nagu on vaja nagu kohe praegu saada sealt valu ära vaata ja on vaja mingi asi ära teha. Mul isegi see ei mõjunud. 0. Mitte midagi, mingit mõju sellel ei olnud. Me tegime selle veel esmaspäeval, laupäeval oleks pidanud fight olema. Tegime selle süsti ära. Mul oli tiimiga oli õhtusöök esmaspäeval pärast seda süsti ja kõik. Minul enda peas oli see, et mul hakkab süst hakkab mõju. Ma teadsin, see võtab mingi päev 2 aega. Vaata. Ma olin ikka, et ma lähen 100% lähme fightima, mis asja. Siis meil oli õhtusöök. Ellise ja Anor ja istusime ja tüübid hakkavad rääkima, et me ei lähe matšile. Mis asja? Mis läheb? Läheme, muidugi lähme. Mis mõttes ei lähe? Ja rahulikult surusid ära mu selle koha pealt, et nagu mul ühel hetkel jõudis endal ka kohale, et kurat, äkki tõesti, äkki peab vaatama. Aga samas ma mõtlesin, no kui ma nüüd võtan selle otsuse vastu, et ma ei lähe, homme vaatan, epiduraalse blokaad hakkab mõjuma, vaata, et oleks ikkagi saanud, ma kahetsen. Jube raske oli seda otsust teha, aga igatahes järgmistel päevadel süst mõjuma ei hakanud ja see otsus oli õige. No ilmselge, mul on lihtsalt kõrvalt vaatajana, vaata, ma ei ole sugu iga päev koos, vahepeal me helistame, küsime, kuidas läheb ja nii edasi, me saame üksteise kohta teada, mida keegi teeb, aga lihtsalt mul nagu kõrvalt vaatajana tunduks see, et kui sa ise tunned, et sa oled nagu peast, oled 100% kohal, siis tegelikult nagu peale neid oppe, noh, sa ei ole nagu kehana, sa võib-olla füüsiliselt 100% kohal ei oleks olnud, isegi kui sa siit oled, mida sa ilmselgelt oled, sest mulle tundub, et noh, siit sa oled suht alati 100% kohal. Selles on suur probleem ka. See on ka see, miks keha järgi annab. Täpselt. Mul on just vastupidi jah, et mul nagu vaja nagu vahepeal isegi kuulata tegelikult seda, mis keha ütleb. Ja sellepärast on vaja, ma arvan, ka head tiimi kõrvale. Nemad sundisid mind ära jätma selle, ütlesid, et tuleb raske, aasta lõpp tuleb väga raske, tõesti oli kogu aasta oli väga ebareaalselt raske. Et nagu meeletult läks plekki, kui fightida ei saa, võistelda ei saa pildis olla. Igatepidi keeruline. Me jõuame sinna raha juurde ka nii-öelda lõpupoole ja üldse, kuidas sponsorid ja asjad selle aastaga võivad nagu muutuda. Aga sa käisid sellel teisel seljaopil siis ära. Mis tunded sind nagu siis valdasid? Et mis on nagu, kas sa mõtlesid selliseid mõtteid, et ma ei tea, kas ma üldse enam kunagi fightin? Kui ma fightin, siis millal ma fightin? Kui ma tahaks fightida, kas ma Glooris saan fightida? Kui palju sa nagu neid mõtteid mõtlesid? Ma olen alati sellise mõtlemisega olnud, et kui nagu õigesti teha ja anda endast nagu kõik, siis on kõik võimalik. Mul oli kohe seesama nagu, ma teadsin, et see teekond tuleb mega pikk, mega raske ja mitte nii pea veel. Aga ma ei olnud kordagi seda, et ma kahtleks millestki. Op läks hästi, see oli nagu meeletult hea uudis, nii kui tõusin, kuulsin väga positiivset tagasisidet, et kõik on õige, kõik on hästi, nüüd tuleb lihtsalt teha korralik taastumine. Kuu võtsin täiesti vabaks. Ainult kerged jalutuskäigud. Sain endale sellise füsioterapeudi nagu Indrek Tustit, kes on väga tunnustatud. Ma arvan, seljaga temast ei oska öelda, kes võiks parem olla. Ja tänu temale, tema harjutustele, asjadele, ta andis mulle nii palju harjutusi ja ütles, et nüüd tuleb hakata iga päev tegema. Ja vahepeal tuli muudkui juurde. Kõigepealt oli umbes 3 tunni jagu. Päevas siis või? Jah, iga päev harjutusi ainult. Nagu lihtsalt harjutused, aga väga tüütud. Hoidmised, asjad plangus, vaata, lihtsalt teed. Nagu sa tead, sul on 3 tunni jagu teha, vaata, iga jumala päev.
Ja nüüd tänaseks päevaks olen ma teinud siis 6-ga tegin 3 tundi päevas ja nüüd teine kuu panin veel 2 tundi juurde, 5 tundi. Ehk siis nüüd ma olen teinud täistööpäeva, nüüd ma olen teinud mingi, ma ei tea, kas äkki 65 päeva, 3-5 tundi päevas, ainult neid harjutusi. Ja ma tunnen, et selg on tõesti nagu need harjutused näidanud mind. Ilma selleta ei oleks ma kindlasti siin. Ta tegi sulle nädalakava, ta tegi sulle kuukava või kuidas see nagu välja nägi või kui sa saaksid rääkida? Päevakava. Päevakava, jah? Päevakava. Iga päev tuleb ära teha teatud arvu harjutusi. Päevast päeva lihtsalt. Ja mõtle, kui sul on nagu nii palju kordusi, sul on seal reaalselt 30 kordust, 30 sekki hoidmist, 30 kordust, 30 sekki hoidmist, 30 kordust, 30 sekki hoidmist. Vaata, järjest on üks pool. Ja siis alles saad jala maha panna, siis hakkad teist poolt tegema. Ja kui sa teed seda harjutust ära, siis teed sul on veel 15 harjutust. See oli challenge nagu minu jaoks kõige suurem. Alguses need, nüüd ma eeldan, et need sekundid, mida sa pidid hoidma, olid ilmselt nagu väiksemad ja need järjest ajast siis kasvasid või? Jah, panime juurde ka kogu aeg. Kõige hullem oligi see, et iga nädalaga muudkui kasvasid kordused, kasvasid need hoidmised, asjad. Ma küsisin, kas see on okei, kui me juurde veel panime mulle paar tundi, et on see nagu tehtav või on see okei või? Ta ütles, et noh, seda jah, tavainimene ei tee neid, et ta juba teab. Ongi rohkem, kui peaks. Ma tulen korra eelmise küsimusele tagasi, sa hakkasid ühele vastasid ja siis ühele jätsid vastama, et kas sa vaata Klooriga organisatsioon on, ma saan aru, et see ta on, kui mitte Euroopa suurim, siis ta kindlasti on Euroopa suurim, ma eeldan. No ta on maailma suurim kickboksi organisatsioon. Kas sa oled ka nagu selle peale mõelnud, et peale selliseid vigastusi, selliseid asju, kui sa ei fighti, et Glory enam fighti ei paku. Kuidas sul see nagu üles ehitatud on või kuidas sul see mõte, nagu, kas sul on see mõte peas käinud? No need mõtted ei aita, kui sa mõtled niimoodi, et mis võiks nagu mitte olla. Pigem tuleb mõelda selle peale, et mis võiks olla. Et need mõtted nagu pigem tõmbavad sind maha. Mida nad ütlesid sulle? Ma suhtlesin oma manageriga ja see on okei. Niisugused asju tuleb ette, et nagu vigastused käivad kickboksi ja üldse võitlusspordi ja üldse spordiga käivad ja käsikäes kogu aeg, et tuleb vigastusest, tuleb üle saada võimalikult kiiresti ja tugevamana tagasi tulla. Ma tean seda, vaata, ma tunnen su iseloomu, ma olen suga päevi, võiks isegi juba öelda äkki nädalaid nagu koos aega veetnud. Kui me käisime Rumeenias, olime koos kämbis, tegime sinuga kaasa. Ma tunnen su mentaliteeti ja ma saan aru, kuidas sa suhtud asjadesse ja noh, selles mõttes, et ega ei tegemist ei ole nagu tavalise inimesega, et lihtsalt teeks midagi ära. Vaata. Et ma lihtsalt nagu eeldan, et ka sul tuleb vahepeal selliseid nagu negatiivsemaid mõtteid ja tumedamaid mõtteid ja sellepärast ma tahan jõuda sinna, et peale seda oppiga sa ütlesid rahulikud jalutuskäigud. Ma olen lugenud paari artiklit, kus sa ütlesid, et tegelikult on see, et olgem ausad, tegelikult oli perses, vaata. Tegelikult oli see, et ma olin kodus ja põhimõtteliselt võtsin ravimit, mis on mingi Xanax vist 100 korda kangem. Ütleks Xanaxist. No, ütleks Xanaxist tähendab, vaid mingist morfiinist tähendab. Et noh, Xanni morfiin. Et põhimõtteliselt, et sa olid kodus ja tegelikult ei taha. Raske on sellega kõigega toime tulla. Räägi nagu natuke sellest kodusest olukorrast ka. Jaa, olid sellised hetked, kus ei tahtnud enam lihtsalt mitte muhvi teha. Samas tahtsid selle tableti võtmise ära jätta. No juba ütleme, sellest opist oli sellel hetkel mingi nädal möödas võib-olla. Ja ei saa ilma selleta enam. Ärgad üles hommikul. Nii hea on, jah. No nii halb on ilma. Nii halb on olla, kui teed seda vaja. Nii valus, nii vähe motivatsiooni, mitte midagi vaata ja siis lihtsalt viskad selle alla, kõik on normaalne. Tundub ainult, et on normaalne. Ühel hetkel ma mõtlesin, et davai, nüüd aitab. Otseselt enam vaja ei ole, neid valu enam ei olnud. Siis oli vaja hakata neid nagu lahti ütlema. Ja päris keeruline oli see võõrutamine. Selles suhtes, et mõned päevad olid mul sellised, kus ma ei võtnud isegi kardinat eest ära. Ma passisin lihtsalt toas oma voodis. Isegi ei viitsinud püsti tõsta. Palju praegu kaalud? 113. Ja palju siis kaalusid, kui oli topilt ära tulnud ja kodust ei tahtnud tekkelt välja tulla? Mul oli mingi hetk, kaal läks ikka pärast just teise opi lõpus ja kõik, mul läks ikka kaal väga madalaks. Mingi 108 äkki oli või? Ma mõtlesin, et äkki läks nagu veel madalamaks, sest et sa nagu ei, kui sa ei tee mitte midagi, kus sa süüa said? Tellisid või? Noh, jah. Tegid midagi?
kuni kuni teise opini, mul oli seljapinituspink kodus. Mõtlesin, et äkki see võib aidata, see on see, kus sa ripud ja jalad paned kinni ja ma rippuda nagu see väga ei aidanud mind, aga ma panin niisugune pooliku kallale, ma tegin kõhulihaseid seal nagu iga päev mingi lõputult. Ma hoidsin ennast isegi niimoodi suht koht nagu fitina. Seda selgi lubas teha? Mingit seda lubas kuidagi, mingi pool rippudes. Et ma ikkagi suutsin oma nii-öelda fitness levelit tegelikult ka säilitada, aga kaal lõppude lõpuks ikka väga palju kukub sellega. Mis tunne oli minna siis uuesti esimest korda niimoodi, et sa lähed kodust välja, sa tunned, et okei, kuule, on päris hea olla juba, et ma saaks nagu midagi natuke juba teha. Mis tunne see olla võis, kui sa läksid näiteks esimest korda saali ja hakkasid saalisharjutusi tegema mingisuguseid? Et kuidas sulle see mõjus? No ma arvan, see on sama tunne, mis inimesele, kes pole kõndida saanud mõnda aega ja saab jälle kõndida. Täpselt samamoodi. Et meeletult hea siuke tuleb niisugune eufooria peale, eluisu tuleb tagasi. Sul tuli eluisu tagasi? Kõvasti. Kes sul võib-olla sellel ajal, kui sul oli kõige raskem, kes sul nagu kõige lähedasemad olid? Kes sind nagu päriselt aitasid? No pere loomulikult. Oma pere ja kaaslane ja mu masseer. Mu tiim loomulikult kõik väga tugevalt hoidis mind terve see periood ja tõesti, ka mul oli hetk, kus oli seda tarvis. Sellepärast, et muidu nagu oled küll siuke, et lähed lihtsalt läbi igalt poolt, aga kui sa oled nagu päriselt katki vaata ja teadmata kaugusesse on sul lükanud siis see, et sa saad jälle midagi teha. Siis need on siuksed momendid. Mis kuupäeval see võis olla, kui sa mäletad, millal sa esimest korda peale nii-öelda siis seda taastumist, neid harjutusi, esimest korda nagu kotti või lapasid lõid? Kumba enne hakatakse lööma, kas kotti või lapasi? Pigem lapasi mulle tundub. No ma olin selleks hetkeks juba teinud seda füsioteraapiat mingisugune äkki 30 päeva jutti. Selleks hetkeks oli umbes 6 aega tagasi, mitte kauem. Päris alles tegelikult, jah? No. Kuidas praegu tunned, mis vormis sa oled? No mega hea. Raske on ennast kiita niimoodi, aga eks seda võiks tegelikult parem oleks küsida treenerite käest. Aga ise tunnen ka tõesti, et uus minana täiesti, kuna tänu nendele füsioharjutustele, et ma tunnen seda stabiilsust seljas. Et selg hoiab nii nagu peab ilusti, et see annab kindlasti mulle ka powerit kätesse ja jalgadesse rohkem juurde, et ma saan teha äkilisemaid liigutusi ilma, et ma läheks katki. Et kui sa oleks võib-olla näiteks, ma ei tea, 5 aastat või 10 aastat tagasi näiteks teadlikumalt treeninud, mida näiteks kui meid kuuluvad praegu noored sportlased, kes teevad sama ala ja tahavad jõuda sama kaugele kui sina, et kui nad treeniksid praegu teadlikumalt, siis nad ei peaks läbi käima seda teed, mis sina praegu. Nii paraku on, aga siiski kõik tahavad õppida enda vigadest. Ja peab olema keegi nii-öelda see märter ees, kes läheb ja teeb valesti. Siis on teised jällegi, kui on targad ja saavad teha siis õigesti neid asju. Aga tegelikult tõesti jah, et siuksed ülekoormusvigastused, mis tekivad noortel treenimisest. Ma arvan, enamus treenerid alahindavad neid. Enamus treenerid. Et neil on mingi visioon olemas mingit teatavast tehnikast ja üldse mingisugusest füüsilisest ettevalmistusest, aga see on, ma arvan, natukene spetsiifilisem kõik kogu see asi, et sa kokkuvõttes ei teeks nii, et sul oleks ühel hetkel vaja operatsioonile minna. Seda on tegelikult kindlasti varem võimalik hakata juba suunama. Ma olen täiesti nõus selles mõttes, et ma olen ka kokku puutunud elus treeneritega. Kui ma võrkpallialast, need spordialad on küll piisavalt erinevad, aga võrreldes sinu spordialaga siis. Aga lihtsalt, et kui sa näed ühte treenerit, kellel on tegelikult nagu kõik läbi mõeldud, ja ta näeb seda võistkonda kui tervikut, aga ta näeb ka indiviide ja sul on vaja neid inimesi, jõusaali eelkõige, ta näeb, et kuule, et võib-olla sul ei ole vaja teha sellise raskusega kükke, nagu teeb see teine vend seal kõrval. Sina sõber lihtsalt lähed puruks, vaata. Teine vend võib-olla ei lähe enne. Et tihtipeale võetakse neid nagu kuidagi nagu ühe puuga. Ühe täpselt. Et ühe puuga ja see võib olla väga suur viga.
no jaa, seda kindlasti. Et mida nagu tehakse. Kuidas, kas sinu treenerite tiim, kogu meeskond on jäänud võrreldes eelmise aastaga, kui meie käisime sul Gloril kaasas samaks? Kõik on sama. Kõik on sama? Kõik on sama, jah. Kõik samad kutid on kõrval ja lähme. Aus. Sul oli suvel, sa ütlesid, üks raske kaallane käis sul suvel siin kaasas, oli Eestis suga. Jah. Kus sa leidsite? Mis ta nimi on ja kus ta tuleb? Kui ma Serbias laagris käisin, see oli 2021 äkki või, kuni 2023, siis ta treenis ka seal, ta oli noor kutt siis veel, aga niisugune ka tõusev täht. Ja oli näha, et tast tuleb nii mõndagi veel ja siis ühel hetkel lihtsalt, kuna ma ise sinna Serbiasse pole enam kämpi nagu läinud värki ja siis ja mugavam, kui keegi tuleb siia, siis talle väga sobis see, et tuleb ise Eesti ja tõenäoliselt tuleb veel sellel aastalgi. Ma ütlengi, et täiesti juhuslikult ma nägin sinu Instagramist, et tõesti uus tüüp on, teeb sinuga koos kämpi, et sa kutsusid ta ise Eestisse ja siis lihtsalt, kuna ta on ka suur raske mees, et lihtsalt selle jaoks, et treenida. Ja profisportlane samamoodi, et tal on endal võistlusteks ettevalmistumine ja loomulikult nii see käib. Kuidas ta nimi on? Marko. Jukanovits. Mis tema on siis nagu veel lootust andev noor või? Ta on noor ja ta on 21 äkki nüüd vana ainult ja aga ta on niisugune tuhhiga. On näha, et ta tahab. Enne me rääkisime natukene rahast ja me näeme, et selles mõttes, et mida populaarsem sa oled, see on igal spordialal niimoodi või igal ametialal niimoodi, et kui sa oled populaarne või sa toome näite, et kui sa oled IT-s, sa oled populaarne, sa oled hea, sa oled väga hea oma IT-ala peal, siis sul makstakse väga head raha, mis on nagu õige. Samamoodi meie töös, mida populaarsem sa oled, seda parem sul on küsida, seda parem sul on asju teha, seda rohkem sind usaldatakse. Kuidas sina tunned selle 2024 aasta jooksul sponsoritega on asjad läinud? Kuidas see sul välja nägi? Kui sul oli vigastused, sa ei fightinud, kui palju raha kadus, kas kadus ja mis sa ise näed, kuidas seda kõike saaks tagasi võtta? Ütlen niimoodi, et oma inimesed on kõik kõrvale jäänud, aga loomulikult sellisel ajal, kus sa ei saa olla aktiivne, sa ei saa fightida, sa ei saa pildis olla, sa ei saa põhimõtteliselt storiesigi teha, sest sa lihtsalt kripled. Sellel hetkel nagu on tõesti keeruline, et eks ta nii käib, kui sa ei saa oma poolt mitte midagi nii-öelda välja poole anda, siis sa ei saa ka küsida mitte midagi ja nii ta läheb, et kõige raskem on loomulikult sellepärast, et fighti honorarid jäävad kõik saamata, et 2023 ma tegin 5 fighti näiteks, 24 tegin 1 fighti ja kaotasin sellega. Pluss siis opid ise kõik kinni maksta. Pluss siis kõik see taastumine, kogu see ja kuskilt peale lõpuks ei tule, et nagu tõmbab päris keeruliseks küll, ütleme sportlase elu. Tõmbab hapnikusse. Väga keeruliseks, väga keeruline. Mis sa arvad, palju sa kulutasid eelmine aasta kõikide nii-öelda, et sa ise terve püsiksid, et sa saaksid terveks? No niisugune suursärk 40 kuskil. Puhtalt iseenda nii-öelda siis? Tänu toetajatele ja asjadele ja see läheb lihtsalt nagu tühja. Ei lähe tühja, su enda tervisesse? Jaa, aga kui tuleb kordus oppi. Jah, täpselt. Et oli ka sellist hetke palju, kus nii-öelda sai panustatud palju, käisin kallitel teraapiatel ja asjadel, et davai, teeme kiire, teeme rohkem, teeme iga päev. Siis näed, kui kiirustad ja valesti teed, siis ikkagi lõppkokkuvõte on selline, et näed, võib ka tuulda minna. Palju siuke opp üldse maksab, kui sa seda maksma peaks? Mingi suurusjärk laias pildis? 5 tonni on selle operatsioon. On suur raha. Sa käisid 2. Need on puhtalt opid ja aga taastumisega seoses asjad on nagu, see on teine tase täitsa. Sa oled mulle öelnud kaamera väliselt ka ja tegelikult sa oled oma väljaütlemisest ka nagu märku andnud, et tegelikult sa nagu enne fighti väga nagu vastasest rääkida ei taha. Ja see on fine, ma arvan. Aga ma pean ikkagi korraks peatuma selle vastase juures. Kuidas see vastane sinuni jõudis? Jamal Ben Sadik. Just nii. Tähendab, ma ju oma mänedžeriga ei suhtleme. Me kogu aeg nagu ikkagi oleme kontaktis
uurib, kuidas mul taastumine läheb, märgid-särgid, siis tal on enam-vähem aja nii-öelda, ajapiir on teada, kui kaua mul võib minna, millal ma võin tagasi olla. Ja see üritus, mis nüüd tuleb 22. veebruar Jamal Ben-Zadiki vastu, selle pakkumise ma sain niimoodi, et ka tema ise arvas, et okei, et ma pean sult küsima, et ma tean, et see on suht selle taastumise nii-öelda lõpus ja esimesel nagu minimaalsel ajaperioodil, et kuidas arvad, kas võtad? Ja loomulikult, kui on juba tehtud, mis vaja ära, siis lähme. See aeg võiks tegelikult veel rohkem olla. Kui nii võttes, siis otsime ju alati ideaalset stsenaariumit, siis võiks veel 1 aasta äkki taastuda ja mööda kalleid kliinikuid käia ja lihtsalt olla. Aga ma ei ole enam 26. Arusaadav. Kui palju sa üldse tead selle tüübi Jamal Ben-Zadiki elust praegu või natuke minevikust? Ausalt ma nagu väga ei keskendu, et eriti ma ei taha keskenduda sellele nüüd, kui ta on mu vastane. Aga ma tean, et ta on siuke emotsionaalne ja siukene badass vend. Kakleb ringi, väljaspool ringi isegi vist ja ajab mingisuguseid asju, tal on mingisugused politsei mingid jamad. Ma valgustan sind. Ta on olnud krüptokelmuses. Ta on istunud ka natuke aega kinni. Ta on jäänud 4 korda dopingu kasutamisega vahele. Tal on 2 no contesti tänu sellele. Tema viimane fight oli 2,5 aastat tagasi. Eelmise aasta märtsis, sai siis 2024 aasta märtsis, kui sina fightisid, sai tema võistluskeelu 12-kuuse aastase, mis toodi siis pärast hiljem vähendati. Nüüd jaanuari alguses saab tema see fightimiskeeld läbi ja esimene vastane oled tal sina. Jah, nii ongi. Päris hea story enne. Päris korralik, jah. Et minu meelest lihtsalt, et kui ma lihtsalt vaatan, lugesin tema kohta enne natukene, siis minu meelest nagu tundus päris huvitav karakter ja vanust on tal 34. 34, jah. 34. Noorem kui mina. Jah, mitte väga palju. Mitte väga palju, aga lihtsalt teha, et mees on 34 ja tegelikult endiselt võib-olla, ma ei tahakski siin sinuga arutada, et kui tõsiselt ta seda profisporti tegelikult praegu võtab, kui ta tegeleb nii palju selliste nagu, mis me ütleme siis, pätustega. No. Või seda ei saa niimoodi võtta või? No fakt on selles, et ega ta sinna ringi ei läheks, kui ta tõsiselt ei võtaks. Ikkagi on asi selles, et kui sa ikkagi matši välja reklaamid, tal on miljoneid jälgijaid Marokos, tal on nagu väga palju, ta on räige superstar. Ta ei saa sinna kaotama minna. Et olgugi, et tal on olnud kiire elustiil, aga kui hakkab matšiks valmistumine, siis ta kindlasti teeb oma korrektuurid. Ma olen selleks valmis, et ta tuleb sinna väga hea ettevalmistusega. Ma kindlasti ei mõtle selle peale, et ta on siuke vend. Kuskil niisama narkot teeb ja ma ei tea. Me oleme natuke rääkinud sinuga vahepeal ka sellest, et sa oled tegelikult hakanud proovima ka nagu mingi selliseid, ma ei saa öelda just, kas need on alternatiivsed meetodid, aga just sellised näiteks, enne rääkisime hingamisest. Sa oled mingid selliseid asju hakanud proovima. Mida see sulle annab ja kuidas sa sinna jõudsid üldse? Tiit Trofimov, siuke tüüp Eestist. Tema aitab mind nende asjadega. Et põhimõtteliselt tema kaudu sinna jõudsin ka nende asjadeni. Et ennem seda väga tihedalt kokkupuudet ei olegi olnud. Kuulnud olin, aga polnud praktiseerinud väga. Aga need on ägedad. Et aitavad sellist selgust leida kehas ja vaimus ja siukest kohalolu, mida on kõige rohkem tarvis tegelikult võitlusspordis eriti. Kui sul on see moment on käes, siis on vaja olla mega kohal. Ja kui sa oled päriselt kohal, siis alles hakkavad head asjad juhtuma. Ma just mõtlen, tundub nagu hästi siuke kuidagi, et ma lähen käin palil ja siis ma näen, et seal tegeletakse hingamisega. Tegelikult nagu see, nagu tippsportlased kasutavadki selliseid mingid hingamismeetodeid. Kuidas sa saad aru, kas see on sulle kasulik või mitte? Kas see annab sulle mingisuguse laengu? Kuidas see toimib sinu puhul? Siukese selguse. Ta tõmbab kehasse tagasi mind. Siia, kus ma olen. Et muidu on see, et sa oled nagu oma mõtetega nii laiali igal pool.
ja mida ta teeb, see on nagu täpselt sama asi nagu meditatsioongi. Meditatsioon on täpselt sama asi, ongi hingamine põhimõtteliselt ja olemine. Ja aga neid hingamisi on erinevaid ja lõppeesmärk on ikka see, et sul on vaja nagu fookust tuua tagasi siia. Seda annabki. Aus. 22. veebruar on sul siis uus fight. Ütleme niimoodi, siin ei ole enam väga palju aega jäänud, mõned nädalad. Mis sul on nagu veel need asjad, mida sa kindlasti pead enne seda fighti päeva nagu ära tegema? Kas sul tulevad mingid kämbid? Kas toitud teistmoodi? Kämp tuleb Hollandisse, sõidan järgmise nädala lõpus. On plaan minna Hemmers Gym'i. See on mis? Hemmers Gym, ma ei tea, kas sa midagi tead siuksest meest nagu Ramon Dekkers. Ei tea. Ramon Dekkersi vend on seal peatreener, et Ramon Dekkers on üks suuremaid 60-kiloseid legende üldse vist sellel alal, kes kunagi on olnud. Ta on kahjuks täna juba surnud. Aga lähen sellesse gym'i. Tean seda, et ka Jamal oli selles samas gym'is 2021 umbes või midagi sellist. Usun, et see seal käik tuleb kasuks mulle. Sa lähed sinna siis tegelikult puhtalt sparrima või mis? Põhimõtteliselt ikkagi rohkem ainult sparrima, sellepärast, et Eestis sina minuga sparrida ei taha. Ei taha. Ja sa mulle kedagi ei ole toonud ka, kes tahaks. Ma ei ole leidnud selle kedagi veel. Mul on Hiiumaalt mõne boksikoti sulle. Jah. Aga no mis sa teed nendega? Mis sa nendega teed, on ju? Tuled ära ja? Poe tagant. See ei ole päris see. See ei ole päris see. Aga tõesti, ilma naljata, et väga raske on alati olnud nende sparringpartneritega. Ma lähen just seda reaalset momenti otsima. Et ma siin mängulist sparri saan Eestis teha küll. Meil on ju tublid sportlased, Maicel Astur ja Raigo Kutsar ja Kristjan Tõniste ja meil siin on neid veel, kellega saab teha sellist mängulist, aga meil on kaalu ja jõu vahe niivõrd suur, et kui mina lähen sellest sparringust otsima seda reaalset momenti, seda, mis mul päriselt vaja on, et ma tahaksin saada seda, ma tahan kogeda seda sama tunnet, mis on mul fightis, kus ma saan haiget, teen haiget ja selle sama momendil, kui on võimalus haiget saada, ma lahendan nagu neid päris olukordi ära. See eeldab seda, et me lööme kõvasti, me lööme normaalselt ja ma lähengi põhimõtteliselt seda otsima. Seda me Eestis teha ei saa. Sparringupartnerid üldse tegelikult, me oleme eelmine aasta tegelikult, sa käisid ka, me rääkisime sellest, kui me käisime nüüd Rumeenias, ega suuri mehi, ma mäletan, kui sa seal ühega sparrisid, tegidki sparri. Üks mees oli, kellega sa teha. Isegi seal, isegi välismaal jah, et tollel hetkel oli isegi Rumeenias oli jah. Muidu seal on suuri poisse küll, aga kahjuks ei õnnestunud neid ühel ajal nagu tabada kõik. Jah. Kuku, kui ma küsin su käest nüüd sellise küsimuse, et küsi ja su pihta ei lööda. Ei lööda, ma loodan ka. Aga loodan. Sa oled täpselt selline mees, kellel on nagu eesmärgid ja see üks unistus on paigas. Kui ma ütlesin sulle, et 8. märts sa ütlesid siukse asja, kas sa oled muutnud oma eesmärki? Kas sa oled see, et sa võidad selle üks päev näiteks selle 8 mehe turniiri, sa ostad selle maja, sa võtad selle koera ja sa elad selle seal majas. Kas sul see eesmärk on muutunud või mis on su järgmine siuke eesmärk, mis sa tahad, et sul oleks olemas? Mul on siuke, jah, see sama eesmärk on nii või naa olemas. See on siuke, võib-olla minu eesmärk on täna läinud lühiajalisemaks natukene. Minu eesmärk on lihtsalt läbi minna kõigist vastastest, kõiki vastaseid võita ja efektselt. Ja ma tean lihtsalt, et sellega kaasa käib kõik see, mida ma olen alati tahtnud, nii et võib-olla olen natuke ümber nagu mõtestanud oma eesmärgi. Sa tahad, et see asi oleks efektne, siis sa tahad pärast olla seal oma majas ja panna Uku Jürendal highlights peale või? Jah, sobib. Uku, mulle tundub, et selles mõttes mina nagu oma elus olen pigem nagu selline, ma ei ole kindlasti pessimist, ma olen kindlasti rohkem optimist, kui ma olen pessimist, aga ma arvan, et kõige rohkem ma olen nagu siuke nagu realist. Et ma nagu mõtlen välja nagu potentsiaalsed asjad, mis võivad nagu juhtuda, isegi kui need on negatiivsed. Et positiivsed asjad ma suudan küll endale ette mõelda, aga ma alati mõtlen ka selle mustema stsenaariumi peale, mis ma arvan, tuleb mulle kasuks, et ma nagu ei ela ainult iga päev hetkes, nagu sa rääkisid, et sa vahepeal nagu, sul on eesmärgid paigas, aga sa elad ka nagu päev korraga. Et mina näiteks, minu jaoks tundub see nagu nii raske, aga kuidas sina seda suudad näiteks nagu teha? Ma arvan, päris kõrgusi ei suuda vallutada
teistmoodi. Et see valem, et sa praegu ma räägin, et see on minu jaoks keskpärasuse nagu valem veits. Sellepärast, et kui sa hakkad mõtlema, siis alati on, mis asju, mis võib juhtuda, on tegelikult nagu meeletult palju, aga väga palju on ka neid asju, mis saab hästi minna. Ma keskendun nendele asjadele, ülejäänud asjad hoian lihtsalt kontrolli all. See on nagu sa ütlesid, et ma olen keskpärane sitagott. No, mida ma ei taha kunagi, et inimesed oleksid. Okei, arusaadav, mõistan sind. Minu lihtsalt järgmine küsimus ongi selle nagu võib-olla see, et kui sa oled nagu realist ja saad aru, et vaata, sina mõtledki teistmoodi natuke ja see ongi su sport. Mul on jah, mingi ja sa pead seda sporti tehes, sa peadki olema ainult see, et ma lähengi läbi, vaata. Ma lähengi läbi ja mul muud varianti ei ole. Jällegi, see on minu kui sellise võib-olla nagu natukene pool pessimisti jutt, aga või küsimus. Sul on 22 veebruar fight. Mis on stsenaarium, kui sa võidad? Mis on see stsenaarium, mis edasi saab? Mul on juba teada. Nii. Ma allkirjastasin lepingu. Ma olen 32 raskekaalase seas, kes siis 2025 hakkavad igal klooril siis oma vahel tulevad siis äkki mingi 4 mehe turniirid või. Kogu aeg selgitatakse üks välja. Aasta lõpus tuleb jälle see samasugune turniir, seal saab vigada parandused teha. Okei, ühesõnaga sul on klooriga juba tegelikult mingi asi. Ka sealt edasi, jah. Jamal on täitsa nagu, see on super fight, see on eraldi, see on niisugune challenge, aga põhifookus aasta lõpus pikemas perspektiivis on tegelikult championship. Ma seda ei teadnud, seda on väga, selles mõttes on väga hea teada ja ma arvan nagu, mis näiteks minu elus ja mulle väga meeldib, kui mul on nagu mingisugune asi paigas, näiteks mingisuguseks järgmiseks aastaks, näiteks 2024 ma teadsin. Puhkusele tahad minna? Pallile. 2025 näiteks ma teen selle projekti. Mulle väga meeldib, kui ma tean, et siuke asi juba on ees. Ja ma saan aru, et sul tegelikult ei ole elanud hetkes ja elanud päevas, vaid ka peale seda 22. veebruari karjäär jätkub. Olemata sellest, mis seal juhtub. Just, aga ma vaatan ikkagi seda järgmist sammu ainult. Et nagu see eesmärk on nii suhteline asi. See eesmärgist pole nagu kaugest, eesmärgist pole selle koha pealt mitte midagi kasu, kui sa ei vaata seda, mis sul siin on praegu. Et nagu minu jaoks on eesmärgi nimi pigem on need nagu piirid, nagu lihtsalt nagu ma täidan neid piire järjest väikeste ruudukestega. Praegu lähme teeme ära väga tähtsa ruudu, täidame ära. No sa oled suur mees, vaata. Iga su kiire liigutus, sa oled kirja ka enda kaalu kohta, enda pikkuse kohta. Iga su liigutus võtab meeletult energiat. Millised on su treeningu ülesehitused ka nagu enne seda fighti, et sul võhmu otsa ei saaks, et sa, ma ei tea, teises ringis kuradi ma kokku ei vajuks, kes sa oled lihtsalt väsinud. Et millised on need nagu nõksud või kuidas selleks valmistuda? Siin on erinevad faktorid, aga üldjuhul vastupidavustreeningud ma teen juba praegu viimane 6 aega. 6 aega tagasi juba hakkasin tegema. Kogu oma vastupidavuse ma olen praegu põhimõtteliselt pannud selle assault paigi peale, äkki tead? Ja ma nägin seda. See on päris rets, et mul on seal 3 jaotatud, 3 korda nädalas ma teen seda. Iga kord on erineva kava järgi, kas siis 10 sekki peal, 10 sekki kergelt, 10 peal ja siis on minut peal, minut maas ja mul on seal mingi programm. Intervallid ja sa paned makssooritust seal mingi. Indrek aitas mulle välja mõelda selle ja ma tunnen, et päris hull alguses ma tegin 1 raundi ära lihtsalt nagu. Ja tegin niimoodi 10 sekki peal, 20 sekki paus. Tegin 1 raundi ja mõtlesin täitsa lõpp nagu. Siin on väga pikk maa minna, et ma elaks üle selle üldse, sest et see 10 sekki seal on vaja panna kõik sisse. Ja siis 20 sekundiga, kui tunned, sa ei saa nagu taastada ära, et sa saaks uuesti 10 panna sisse. Praegu ma teen seda sama asja, eile tegin veel 10 sekki peale, 10 sekki kergelt, uuesti 10 sekki peale ja niimoodi 10 raundi. Siis puhkan umbes 2 minti ja rutan veits. Ja siis teen teise raundi, puhkan jälle 2 minti ja siis teen veel 3. raundi. Ja kogu aeg panen sellesse 10-sse, panen kõik sisse. Ma olen öelnud, et veremaitse nagu hakkab nagu meeldima, et sul nagu meeldib see, et nagu ennem oli nii ebareaalselt raske, aga nüüd nagu hakkad nagu kaifima seda, et nagu see on võimalik ja sa lähed sellest läbi ja sa nagu kasvad, sa näed seda väikest kasvu seal kogu aeg. Ma teen assault paigi peal, olen oma siukse vastupidavuse trennid teinud. Aga lisaks vastupidavusele homme lähen näiteks Magnus Kirtiga, lähme topispalliga plahvatusharjutusi tegema. Topispalli heitmine siis sein, kõik sugused, iga pidi. Mulle väga meeldib, see annab siukest
teravust ja niisugust plahvatust. Füüsilistest asjadest täna ma veel endiselt pean laduma natukene veel põhja, kuna matšini on veel päris palju aega, et ma tõstan päris suuri raskusi veel. Deadlifti võtsin jälle enda kavasse. Et alguses mõtlesin küll, et äkki nüüd ei saa enam üldse raskusi tõsta, aga värki ja mulle see tehti kohe selgeks, et kui ma raskusi ei tõsta, siis olen varsti jälle samas kohas tagasi põhimõtteliselt, et ikkagi raskused on ka need, mis tegelikult meil seda kogu seda alaselga ja seda keskosa tegelikult tugevdavad, et puhtalt enda keha raskusega mingid harjutusi tehes ei jõua kaugele tegelikult. Kui sa ütlesid, et sa deadliftiga vigastasid selga, eks ole, et tõstsid raskusi. Kunagi jah. Kas see vaimselt mingit plokki ei ole? Oli ikka, aga ma hakkasin väga väikse kaaluga, ma hakkasin seal mingi 40 kiloga pihta. Väga õrnalt nagu ja kui praegugi tunnen, et mul on suur reserv, aga mul ei ole lihtsalt vaja väga üle 170 kilo, ma arvan, me ei lähegi. Et me jätame sellise normaalse maa ja sellega ma saan oma nii-öelda selle struktuuri tagasi. Ilmselgelt seda fightiks tegelikult nagu valmistud, ehk siis sa vaatad seda, kuidas teine vend nagu fightib. Analüüsinud oma vastast. Oma vastast oled juba teinud? Ja kõiki matše ma olen ammu juba näinud, aga nüüd me hakkame ka oma tiimiga analüüsima. Vaatame kõik nagu koos seda, teeme omad mingid märkmed. Keegi midagi alguses ei räägi. Pärast igaüks siis käib oma märkmed välja, vaatab, mis minu arust ja siis kokkuvõttes peame selle kohandama sellega, mis mina arvan ja mis ma tunnen. Kui palju sa seda nii-öelda taktikat ümber selle nagu kujundad? Kas kogu taktika ongi ümber selle vastase või sul jääb ka nagu nii-öelda enda otsustada see, et kuidas mina fightin, et ma nagu, et see vastane harjuks rohkem sinuga kui sina temaga. Kas seal on ka mingisugused sellised käärid või kas seal on ka mingisugused sellist olukorda, kus sa võtadki nii-öelda, et mul on suva, mida tema teeb, ma lähen teen oma asja? Ei, seal peab alati vaatama, mis vastane teeb. Et kõik käib tegelikult vastase järgi ja ka tema õpib samamoodi ilmselt. Et alati käib teise järgi see. Et sa ei saa lihtsalt peale suruda enda teemat, kui sa nagu üldse ei arvesta vastase plusse. Vastase plussid tuleb kindlasti arvesse võtta ja ka miinused. Ma tahaks väga seda nii-öelda, kui te olete kõik oma mõtted kirja pannud tiimiga ja siis nagu lõpuks pannud kõik ühe lehele. Ole ja saada mulle ka selle, et näha seda. Ma tahan näha seda, mis te kirja pannud. Ei, need tulevad väga enamasti, nendel kõikidel on oma nagu jume sees. Jah, kindlasti. Ja me ei aja seda tegelikult lõppude lõpuks, me ei aja seda liiga keeruliseks. Me ei tee nagu mingi ulme pikka kombot ei mõtle välja, et nii või naa pidi, see töötab ainult niimoodi. Et minule meeldib väga lihtsuses peitub võlu alati. Et teha selline 5 asja, 5 konkreetset asja. Vastase nõrkus, enda tugevus, enda nõrkus, vastase tugevus. Ja nendest siis teha selline 5 konkreetset asja. Ja need panna põhimõtteliselt nagu salve. Tükk. Ja siis sa lähed lihtsalt, sul on need salves. Ja siis paugutama. Sa valid ise, mida sa lased, millisel hetkel. Et see on, mina arvan, lihtsustatud kujul see kogu ettevalmistus ja analüüsimine kokku võtta. Lõpetuseks, mis komboga sa lõpetate? Seda ei tea kunagi. Mis sa pakud? Kuidas see läheb? Sa ütlesid, et sa tahaks efektselt seda teha. Kuidas sa oma vaimusilmas? Nokiga. Kindlasti. Ainult nokiga. Aga seda on niimoodi, seda me ei näe seda ette, et väga vale oleks näha ühte kindlat asja nagu ette ja nüüd minnagi ja teha ainult seda ühte ja kindlat asja seal. Et ma visualiseerin endale, ma tegelen visualiseerimisega ka samamoodi, ma käin kogu neid olukorras läbi, ma visualiseerin endale enda kasuks väga häid stsenaariumeid, mis sealt läheksid. 1, 2, 3, ka halvemaid stsenaariumeid teinekord, et lihtsalt nagu kogu seda olukorda läbi tunnetada. Lõppude lõpuks, mis ma seal teen, ma ei saa seda täna veel öelda. Sa ei karda? Ei, see on täpselt see Vakini küsimus. Ma soovin sulle palju edu 22. veebruar. Aga muidugi ma ei saa enne selles mõttes siit ära lasta. Iga aasta sa oled kellelegi meist ühe lõukikki löönud. Sükse viisaka, sümboolse ja rahuliku sellise mõnusa, et tunnetus tuleks jalga tagasi, jalga hakkaks surisema. Ma kutsun lavale Šuriku. Šurik, tule siia korraks. Ja Šurik,
tule siis siia, ole valmis ka. ega sul siin telefoni pole tasus. Aga arvas, oota, Uku. Ei, ma ei löö, ma olen üliõrrat. Yeah. Davai, teeme protsentidega, teeme mõne korra. 10%. 10% 10% sajast. 5. Teeme 5. Teeme 5 alustuseks. 5. No fine. No 10. Nagu jalkas. Teeme 10. 10. Davai. Ei. Sa ei pea mängima. Ma ei löönud. Sorry, Šurik, ma teadsin, et nii juhtub. Koolane kaart. Ühesõnaga Uku, 22 veebruar. Ole fucking kõva, elame sulle kaasa ja näeme karikaga lennujaamas. Teeme ära. Teeme ära.